No nii, väga hästi. Kell on 17.31. Tere, Karl. Kell on 17.31 ja austades siis kõigi kohale tulnute väärtuslikku aega, teeme nii, et alustame selle tänase projekteerimistingimuste eelnõu avaliku tutvustuse ja aruteluga. Ja võib-olla lühidalt siis nii palju, et tänane üritus salvestatakse. See projekteerimistingimuste eelnõu tutvustus pannakse ka veebi siis üles vaatamiseks nendele, kes ei saanud täna siin osaleda. Ja mainime veel siis ära ka selle, et täna siis, nagu juba öeldud, toimub projekteerimistingimuste avalikustamine. See siis tähendab seda, et projekteerimistingimused on siis linna poolt esitatavad nõuded ja piirangud konkreetsesse asukohta kavandatavale ehitisele ja või rajatisele, et lõplikku lahendust projekteerimistingimuste koostamise käigus ei kinnitata. See täpsustub projekteerimisega ja tänast projekteerimistingimuste menetlust ja laekunud tagasisidet ja ettepanekuid tutvustab teile siis Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt Merlin Laur ning meil on suur au, et täna on meil siin kohal ka Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri, kellele me annamegi nüüd siis edasi sissejuhatuseks sõna ja siis saab juba me jätkata mõnusa aruteluga. Aitäh teile kõigile, kes olete täna siin tulnud ja Karmo, mikrofon on sinu. Ja, aitäh, au on minu poolne. No võib-olla kõigepealt sellest, et mind on hästi kuulda. See on väga hea. Kõigepealt sellest, et kuidas üldse selle asukohani jõudsime. Tegemist on Tallinna spordipealinna 1/8 objektist. Igasse linnaosa valitsusse on planeeritud spordipealinna raames üks multifunktsionaalne spordiväljak ehitada. Kõikide Nõmme koolidega arutasime seda võimalikku asukohta ja lõpuks jõudsime, et siis selle konkreetse objekti jaoks võiks kõige sobivam olla Nõmme gümnaasiumi hoov, siis Nõmme gümnaasiumi ja spordihoone vahelisel alal, kus täna tegeleb ka uisuplats. Ja seda asukohta vaatasime siis sellest vaatest, et oleks piisavalt palju ruumi, et ei peaks puid maha võtma ja et mahutaks ka mõistuslikus suuruses väljaku sinna ära. Laias laastus meil on 4 väga olulist osapoolt: kool, kohalik kogukond ehk elanikud, Nõmme uisuplats, kellega on sõlmitud leping, et sellel alal uisuplatsi nii-öelda teenust pakkuda, ja siis PPP partner, kes on siis Nõmme gümnaasiumi hoone korda teinud ja kellele siis teatud ajaraamistikus ka sellest tulenevalt selle kinnistu valdus üle antud on. Ja 4. osapool siis Nõmme linnaosa valitsus, kes peaks selle väljaku, kui need projekteerimistingimused väljastatakse ja ehitushange õnnestub, laskma ehitada. Ja tingimuste avalikul väljapanekul sügav kummardus Nõmme gümnaasiumile, kes siis juba ka väga põhjalikud ettepanekud, väga sisulised ettepanekud tegi ja ma arvan, et võikski edasi nende vaatamise ja üldisemalt nende tingimuste juurde minna. Karmo, Merlin, sind ei ole hetkel kuulda. Anname üle Keskkonna- ja Kommunaalametile. Jaa, rääkisin oma ette, mikrofoni väljas. Tervist ka minu poolt. Keskkonna- ja Kommunaalametis projekteerimistingimuste spetsialist. Annan siis ülevaate taotlusest, selle menetlusest ja siis tingimustest ja ka ettepanekutest, mis menetluse käigus tulid. Kõigepealt hästi lühidalt projekteerimistingimuste etapis, nagu ka Kristiina mainis, et see on selline esimene etapp enne projekteerimist,
kus siis lõplik lahendus täpsustub projekteerimise käigus, et esmalt siis selgitatakse välja rajatise asukoht kinnistute täpsusega, kitsendused, mis võivad mingeid piiranguid seada ja siis sõnastatakse tingimused, mis siis võetakse arvesse ehitusprojekti koostamisel. Ja taotluse on siis esitanud Nõmme linnaosa valitsus. Selle taotluse juurde oli lisatud ka asendiskeem, aga kuna projekteerimistingimuste etapis see lahendus ei ole veel lõplik, siis siin on näha selline esmane skeem ja plaanitakse siis projekteerida ja ehitada välja universaalne spordiväljak, mis oleks siis suvel palliväljakuna kasutusel ja talvel uisuväljakuna. Kuna see ala on siis kehtiva detailplaneeringu ala, seal kehtib siis Raudtee tänav 73 ja Pargi tänav 2A kinnistute detailplaneering aastast 2015, siis tuleb seda detailplaneeringut täpsustada. Nagu näha, siin on toodud ka sama asukoha pilt välja ja vastavalt siis ehitusseadusliku paragrahv 27 siis välispordiväljak rajatakse siis detailplaneeringus esialgselt ette nähtud siis olemasoleva parkla asukohale. Ja projekteerimistingimustes on üheks oluliseks punktiks, nagu ka välja toodud, sai kõrghaljastuse säilimine. Ehk et detailplaneeringu kohaselt on siis Põllu tänav 68 kinnistule ette nähtud haljastuse osakaal minimaalselt 60% ja Raudtee tänav 73 kinnistul siis minimaalselt 70%, et seda siis tuleb ehitusprojekti koostamisel silmas pidada. Miks on see taotlus või projekt oluline? Nagu me aru saame ka, et see on nii kooli õppetöö kui kohaliku kogukonna spordiharrastuste toetamisel oluline, lisaks aktiivse eluviisi soodustamisel. Ja see panustab ka linna strateegiatesse, ehk siis täpsemalt terve Tallinn liigub, aga ka heatahtlik kogukond ja loov maailmalinn. Ehk et nii linna kui linnaosa eesmärgid on omavahel seotud. Projekteerimistingimuste eelnõu oli siis avalikul väljapanekul märtsi algusest 6. kuni 20. Ja projekti edasine ajakava selgub siis pärast projekteerimistingimuste väljastamist ja hanke ettevalmistamist, et seda ajakava linnaosa valitsus hetkel täpsemalt öelda ei oska, aga see selgub. Nüüd ma annakski väikse ülevaate nendest ettepanekutest, mis siiani menetluse käigus tuli. Põhiline, kõige suurem ja mahulisem ja detailsem tagasiside kindlasti oli koolilt, et suur tänu nende ettepanekute eest. Päris mitmed olid nii detailsed, et see ei jäägi projekteerimistingimuste faasi, vaid on juba ehitusprojekti koostamise faasis täpsustamiseks. Aga käime need kõik mõtted ja küsimused siiski läbi, et siis on, kui tekib veel küsimusi, on võimalik kaasa rääkida. Üks küsimus, mis tuli, oli ettepanek, õigemini oli korvpalliväljaku kattematerjali kohta, ehk et tehti ettepanek, et see võiks olla kummist või tartaanist. See selgineb projekteerimise käigus, aga projekteerimisel tuleb siis arvestada, et see kattematerjal oleks siis mänguks sobilik. Nüüd kooli ettepanekutest järgnevalt, et kool tõi välja... Kas me tohime sulle vahele segada, küsida ka või me tuleme pärast nagu tagasi? Kuidas teile endal sobib? Võib-olla isegi nii on parem, kui kohe küsida, siis ei pea tagasi. Ja kui ei lähe liiga hektiliselt, kas selle ettepaneku esitaja on siin koha peal ka, mis selle mõtte eesmärk on? Vist ei ole, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see küsimus oli selles, et kui näiteks on vihmane, et siis see plastik muutub libedaks, et see oleks nagu korvpallimänguks sobilik kattematerjal oli selle eesmärk. Aga ilmselt see tuleb siis vastavate ekspertidega ehitusprojekti koostamise käigus läbi rääkida, mis võiks olla kõige mõistlikum. On veel mõtteid sel teemal?
see oli jah ilmselt spordihuvilise härra või noormehe siis selline ettepanek. Nüüd kooli ettepanekutest järgnevalt hästi detailsed mõtted. Kool siis on välja toonud, et korvpalli- ja jalgpalliväljakud on hea lahendus, aga väljakul oleks hea, kui saaks mängida ka võrkpalli, sulgpalli ja teisi võrgumänge. Ja nende ettepanek oli see, et 3 väljaku asemel oleks siis 2 väljakut, et see oleks nagu nende arvates mõistlik ja nad on välja toonud ka sellise lahendusvariandi, kuidas oleks võimalik seda 2 väljakut siis niimoodi mitmekülgselt kasutada. Ja ühtlasi on nad ka ettepaneku teinud, et uisuplatsi võiks tsoonideks jaotada, mis siis üks oleks tavauisutajatele ja teine siis mängude või harjutuste läbiviimiseks. Et nii palju olen saanud tagasisidet, et põhimõtteline lahendusettepanek on sobiv, aga see tuleb lihtsalt siis ehitusprojekti käigus välja selgitada, kas see on, kuidas ja mil viisil on see siis tehniliselt teostatav ja millised oleks need võimalikud lahendused. Et näiteks kui on võimalik paigaldada võrgupostid väljaku äärde ja lahendada võrgud trossisüsteemidel, siis oleks nagu kindlasti teostatav. Ja väljaku arvude osas, et 3 on siis põhimõtteliselt maksimaalne arv, aga kui koolile nagu sobib 2, siis on võimalik ka 2 väljaku lahendus. Ligipääsetavus ja liikluskorraldus. Ettepanek oli, et siis jalgteede sissepääsuteid võiks olla 3. Sellega see samamoodi ettepanek on sobiv ja siis täpsustatakse projekteerimise käigus. Aga ma näen ka, et tegelikult kool on teinud väga suure töö projekteerimisel juba ära, et see on kindlasti linnaosale ka edaspidistes etappides abiks. Väljakute ja hoonete kasutuse korralduse ja helilahenduse kohta olid järgmised küsimused ja ettepanekud, et kuidas toimub hooajaline üleminek ja kas koolil on võimalik ajakava osas kaasa rääkida. Ja ideaalne lahendus oleks, kui abihoonest saaks siis kõlareid, helipulti ja muu sellist kontrollida ning koolipere ja uisuplats saaks helilahendust kasutada aastaringselt. Abihoonete täpne asukoht ja lahendus täpsustatakse ehitusprojektis, mille koostamisel tehakse siis kooliga igakülgset koostööd. Hooajaline üleminek ja selle korraldus täpsustub ehitusprojekti koostamisel, aga üleminek siis sel aastal sõltub siis eelkõige ehitusprojekti ja ehitamise võimalikust ajagraafikust, mis täna ei ole veel selge, et see samamoodi täpsustub. Hoolduse ja haldamise küsimused, et kas koolile jääb hooldus- ja halduskohustus või kaasatakse selleks eraldi haldusettevõtteid. Kui koolile jääb kohustus, et millised on sellega kaasnevad kulud, toetused, tööjaotused ja kuidas on planeeritud jätkusuutlikkus. Ja lumekoristuse küsimused, ettepanek oli siis kõnniteid laiendada ja jätta haljasala pumbahoone kõrval, kuhu siis lund lükata. Et see esimene on konkreetselt omavaheline linna ja kooli omavaheline siis kokkuleppe. Linnaosa valitsus on selles osas vastanud, et hooldus- ja halduskohustus jääb siis Nõmme linnaosa valitsusele, kui rajatakse siis WC-sid, ajutisi WC-sid, siis nende hooldus linnaosa ei ole valmis enda peale võtma. Lumekoristuse ja kõnniteede laiendamise osas selle ettepaneku võimalikkust kaalutakse siis projekti koostamise käigus, et kui realiseeritakse, siis samamoodi tuleb haljastuse nõuetega arvestada. Ma ei tea, kas linnaosa valitsusel on soov siin midagi täpsustada just nende hooldus- ja halduskohustuste teemal? Ja, võib-olla ainult nende käimlate osas, et mitte ajutiste puhul, vaid kui püsivad käimlad ehitada, et selle hooldus on väga kulukas ja seda võimalust me seal ei näe. No ajutine käimla on nagu eraldi teema. Aga igal juhul see on täpselt selline koostöö küsimus, et see võib-olla ei olegi nii projekteerimistingimuste valdkond, aga igal juhul käime läbi need mõtted. Ohutus ja turvalisus ja valgustus ja valguslahenduse küsimuses olid ettepanekud, et oleks selline läbimõeldud kaameralahendus, et vältida potentsiaalseid õnnetusi ja vandaalitsemist. Siis valgustuse osas võiks olla reguleeritav ajaliselt ja automatiseeritud vastavalt siis spordiväljaku kasutamise graafikule.
spordiväljaku perimeetri valgustus ja väljaku perimeetri valgustus, et kõikide nende ettepanekutega ollakse nõus ja need lahendused siis täpsustuvad projekteerimise käigus ehitusprojektis. Aga iseenesest on igati mõistlik. Välikäimlad, joogipunktid, prügimajandus. Võib-olla peatume korra, lähme eelmise juurde tagasi, et Silveril uisupargist oli käsi püsti, et tahtsin neid kommenteerida. Ja, on nüüd kuulda, jah? Tere ka minu poolt, minu nimi Silver Uustalu ja uisupargi poolt olen, et ma korra seda valgustuse teemat natuke kommenteeriks, et eks see on üldse valgustus, välisvalgustus on ka valdkond, mis areneb hästi kiiresti ja kuna meil on seal erinevad hooajad, et on suvine hooaeg ja siis on talvine hooaeg, siis ma nagu liuvälja koha pealt ütlen seda, et liuvälja valgustus ei pea olema ei pea vastama spordiväljaku valgustus mingitele normidele. Pigem me räägime seal, et ta võiks olla meeleolu valgustus. Meie kogemus on praegu selline, et me oleme kasutanud või ütleme viimased projektid, mis on tehtud, on siis välivalgustuses kasutatud RGB tehnoloogiat. Et see võimaldab siis näiteks talvisel ajal panna seal niisugust värvivalgustust, seda saab ka loomulikult suvisel ajal vajadusel kasutada. Aga seal on võimalus ka panna siis niisugune valge valgus ehk spordiväljaku valgus. Miks see hea võib-olla on see, et jälle võib-olla kulusid kokku hoida, et linnaosa on ka korraldanud üritusi, näiteks talvisel perioodil on meil olnud uisudiskod. Muidu hetkel Nõmmel on siis toodud sinna mingisugust lisatehnikat, aga kui on olemas juba ja paigaldatud algselt RGB lahendus, siis võimaldab iga päev seal teha uisudiskot või siis vajadusel, kui on soov, siis kohe saab seda nupust vajutada. Et see on, ma ei tea, palju see ei puuduta võib-olla täpselt projekteerimistingimusi veel, aga et see on kindlasti pigem juba sealt, kui läheb projekteerimiseks täpsemalt, aga lihtsalt väike kommentaar. Ja, nii palju ütlen, et kõik ettepanekud, mis täna siin veel arutelu käigus tekivad, et me paneme need kirja selles mõttes, et isegi kui see nagu projekteerimistingimuste valdkonda otseselt ei lähe, siis edaspidises etapis, et oleks kirjas ja saaks arvesse võtta, et ei läheks meelest kas või selle eesmärgiga. Suur tänud. Nii, aga siis edasi välikäimlatest, joogipunktidest, prügimajandusest. Praegune lahendus näeb siis ette ajutiste väliste WC-de kasutamist peamiselt talvel. Ettepanek on siis kooli poolt ehitada alalised WC-d. Joogiveepunkti rajamine, mis oleks kasutatav suvisel perioodil, kui talveks siis suletaks. Ja kaaluda siis prügimajanduspunktide asukoha täpsustamist siis laste tänaval. See on siis eelkõige kulude vähendamiseks ja graafikute tihendamiseks koos uisupargiga. Samamoodi nende ettepanekutega saab nõustuda. Nendega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, see lahendus täpsustub. Nüüd lihtsalt selle WC-de teemal, et nagu sai eelnevalt öeldud, et siis nende hooldus linnaosa valitsus enda peale ei võtaks, et siis kui see lahendus tekib, et siis selles osas tuleb siis välja selgitada selle hooldus ja haldus. Siis oli veel PCA Centeri küsimused, hästi konkreetsed. Kuidas on lahendatud hooldustegevuse korraldamiseks transpordi ligipääs hoonele, teenindavatele autodele, parkimine? Kuidas on tagatud Päästeameti ligipääs raudtee 73 kogu hoone perimeetri ulatuses ja kõikidele sissepääsudele? Kas kõnniteed, mis viib sööklasse, laiendatakse? Kuidas ja kellele on korraldatud territooriumil parkimine ja kes on veel muudatusi, mis asendiplaanile ei kajastu? Et nende esimese 3 osas koolihoone lähiümbruse lahendust ei ole kavandatud muuta. Praeguse seisuga kõnniteede laiendamise ettepanekut on võimalik kaaluda projekteerimise käigus, aga hetkeseisuga jah, et lähiümbruse lahendus peaks jääma samaks. Parkimiskorraldus säilib siis sarnaselt senisele talvisele parkimiskorraldusele. See on siis 4. vastuse puhul. Ja 5. osas lihtsalt juhin tähelepanu, et jah, projekteerimiste tingimuste etapis on selline eskiislahendus, mis sai eelnevalt näidatud, et see kindlasti täpsustub, et praegu neid muudatusi ei saagi öelda, sest asendiplaani kui sellist konkreetselt veel ei olegi.
Kas selles osas on küsimusi? Need olid nüüd konkreetselt hästi sellised küsimused. Ma ei tea, kas nende esindaja on ka koha peal? Ei ole, okei. Parkimise teemal olid sellised ettepanekud, et väliväljakute kliendid võiks suunata siis parklatesse laste ja Raudtee tänaval. Kuna tegemist on eelkõige siis õpilastele ja siis piirkonna elanikele, eelkõige lastele, noortele suunatud spordiväljakutega, siis eeldus on, et kasutajad ei tule autoga, et see suunamine on ikkagi spordi ehk siis praeguse lahenduse järgi oli see õigesti, Alice, et gümnaasiumi parklasse on ju? Ja, no siin on mõeldud uisupargi kasutust, mis on talvine kasutus ja kus on nagu väga palju autoga kliente. Et praegu see pakkumine, mille kool välja pakkus, on see, et ka nende autojuhtide liiklus uisuparki laste tänavalt teha, et no, seda saab detailsemalt arutada veel. See tähendab, et väga palju lisaks nendele uisurendihoonetele tuleb ka trasside elektri ümbertõstmisega tegeleda, et ma arvan, et see ei ole isegi praeguse arutelu koht, et seda me saame kooli, uisupargi ja BCA tsentriga eraldi nagu detailsemalt arutada, kui me lähme nagu päriselt projekteerima. Ja siis olid veel hästi konkreetsed sellised liikluskorralduslikud ettepanekud pargi tänaval muuta üherealiseks ja kiirusepiiranguga, teepeenra laiendamine, parkimiskohtade loomine, peatu-sõidaala. Et need, eriti see teepeenra laiendamine, parkimiskohtade loomine, praegusel juhul ta oleks siis täiendavalt projekteerimistingimuste kohustuslik vastavalt ehitusseadusliku paragrahv 99 lõikele 1. Ehk et ta ei ole nagu praeguse taotluse nagu eesmärk, mis on siis spordirajatise rajamine ja kuivõrd need, kes on kõik arvamust avaldanud ja asutused ka, ei ole, kui me lisaks selle siia, siis me ideaalis peaks uuesti saatma inimestele, kuna see oleks täiendav lisamine, et see on mõistlik teha eraldi ja ma saan aru, et kool on või linnaosa valitsus on teinud juba eraldi koostööd Tallinna Transpordiametiga, et seda arutada ja siis see täiendavalt siis vajadusel eraldi seisva projektina ellu viia, kui selleks vajadus peaks tekkima. Küll aga ütlen infoks nii palju, et detailplaneeringu järgi on siis laste tänaval ette nähtud pikiparkimiskohad, et neid ideaalis oleks, või noh, kui vaja, siis neid on võimalik ellu viia ja kuna nad on detailplaneeringus ka juba olemas, siis nende jaoks täiendavalt projekteerimistingimusi. Need on meil välja ehitatud, et nendega me arvestamegi tegelikult, et need on juba olemas. Selge, siis see olukord, et soovitakse lihtsalt täiendavatele tänavatele parkimisi, selge. Siis see küsimus jääb nüüd sellest projekteerimistingimustest välja ja lahendatakse täitsa eraldi, kui see peaks vajadus tekkima. Vajadus on olemas Tallinna Transpordiametile, mitte ainult 2 kuud tagasi, aga varemalt korduvalt oleme selle ettepaneku teinud ja surume seda edasi, aga siia sisse ei saa jätta seda. Siis haljastus ja sellise jõulukuuse teema oli hästi konkreetsed ettepanekud lisada mõned mägimännid, rikastada maastikupilti ja luua sellist looduslähedast keskkonda ja kasutada üldsegi looduslähedasi materjali, et see on kõik see lahendus siis täpsustub haljastus lahenduses ehitusprojektis. Nendega arvestatakse, see on selles mõttes tervitatav ettepanek. Nüüd selle kuuse teemal ma saan aru, et kuskilt tuli see mõte, et väljaku keskele panna, iseenesest asendiplaanil seda kuskil näidatud ei olnud, aga metsalinna tüüpi alal väljaku keskmesse kuuse paigutamine pigem ei ole õigustatud ja see on võimalik siis kavandada väljaku kõrvale, nii nagu ka kooli ettepaneku on teinud, et pigem mitte väljaku keskel, et see takistab hooldamist. Ja ühtlasi on toodud välja mõned ettepanekud, mis võiksid seda siis tervikpilti veelgi parandada. Hiidmale paigaldamine, mänguline ja selline sotsiaalne element avalikus ruumis ja välijõusaali rajamine siis Laste tänava ja Raudtee tänava nurgal asuvale piirkonda.
Nende ettepanekute võimalikkust kaalutakse siis ehitusprojekti koostamisel. Kui on võimalik, siis lisatakse, kui mitte, siis vajadusel tehakse eraldiseisva täiendava projektina. Nüüd nendest küsimustest vist saime ringi peale. Räägin ka, kuidas projekteerimistingimustega, mis nendega edasi saab, et arvamused, vastused on põhimõtteliselt koondatud ja need lisatakse projekteerimistingimustele kui projekteerimistingimuse lisana ja need saab siis selle osaks, projekteerimistingimuse osaks. Kõiki arvamusi andjaid teavitatakse projekteerimistingimuste andmisest ja kuidas edaspidi on võimalik projektis huvi korral kaasa rääkida, et soovi korral on võimalik siis arvamust avaldada eskiisprojektile, et sellest soovist saate teada anda Nõmme linnaosa valitsusele, kes vajadusel teile infot jagab ja kõik siis projekteerimistingimustes arvamuse avaldajad kaasatakse ka ehitusloa taotluse menetlusse. Ja kui nüüd on keegi, kes ei ole arvamust avaldanud, aga tahaks ikkagi ehitusloa taotluse menetluses edaspidi osaleda või jah, et selles mõttes osaleda, siis saab saata e-posti aadressi. Ma ei tea, kas kohapeal on ka keegi, kui kohapeal siis registreerimislehele, kui kohapeal ei ole, siis võib otse mulle kirjutada merlin.laur@tallinnlv.ee ja ma lisan teie e-posti aadressi, mis siis edastatakse linnaosa valitsusele, kes saab teid edaspidi selles aadressi nimekirjas kaasata. Aga see on minu poolt kõik, kui kellelgi on veel mõtteid, küsimusi. Vist ei ole, kas äkki linnaosa ise soovib veel midagi kommenteerida või täiendavalt lõppu öelda? No, uuesti tuleb tänada nii uisuparki kui Nõmme gümnaasiumit, et juba selles esimeses faasis nii palju nagu mõistlikke ettepanekuid ja kooli poolt siis veel tegelikult ju pool projekteerimise tööst on tehtud, et suurepärane start sellele projektile, et aitäh! Aga siis suur aitäh kõigile, kes täna osalesid. See tutvustus saab olema järelvaadatav loodetavasti alates homse päeva teisest poolest. Me teavitame sellest teid siis nõnda, et link on leitav projekti veebist Tallinna kaasamise leheküljelt tallinn.ee/kaasamine. Sealt leiate kenasti projekteerimistingimuste alt Nõmme gümnaasiumi spordiväljakud. See on nähtav Tallinna Keskkonna Kommunaalameti YouTube'is ja need, kes on registreerinud ennast tagasisidet andes, nemad saavad ka e-mailile siis teavituse koos selle järelvaatamise lingiga. Suur aitäh kõigile, kes täna tulid ja Karmole veel sõna. Ja ühe küsimuse küsin, et kui sa selle lingi saadad, kas sa paned juurde selle tabeli ka, siis mis registrisse läheb, et kõik ei lähe seda sealt registrist otsima, et selle Exceli tabeli, kus on ettepanekud ja siis ka need esimesed vastused? Võime seda teha, see on täiesti võimalik. Merlin, ole nii hea, palun vaata, et siis see tabel oleks mul ka olemas, et ma lisan selle sinna inimestele siis juurde kirjale ka. Ja, saame lisada. Super! Suur aitäh, mõnusat neljapäeva õhtu jätku kõigile ja edukat edasiliikumist selle projektiga Nõmmele. Head õhtut! Aitäh, nägemist! Suur tänu, nägemist!